Tervist kõikidele kuulajatele. Ma sooviksin teile täna rääkida sellisel teemal, nagu on SQL andmebaasid ja nende projekteerimise põhimõisted. Ja oma juttu sooviksin ma alustada sissejuhatavast osast, milles ma tutvustan mõningaid põhimõisteid ja räägin ühest võimalikust alternatiivsest andmete esitamise viisist võrreldes sellega, kuidas siis andmeid esitatakse SQL andmebaasid. Nii et kui vaadata seda pilti, siis on näha, et see inimene siin pildil, ta kindlasti tegeleb andmete kogumise ja andmete töötlemisega. Samas võib kahtlustada, et kui tal oleks vaja, et vajalikke andmeid kiiresti üles leida, siis see võtab tal palju aega ja vaeva, et siit sellest suurest paberikuhjast midagi vajalikku kätte saada. Ja kui veel peaks olema keegi võõras, kes võib-olla ei tea sellist peidetud süsteemi selles paberikuhjas, siis temal oleks väga-väga raske siit kiiresti õigel ajal ja õige materjal üles leida. Nii et ma usun, et me oleme kõik nõus sellise väitega, et andmed peavad olema õigel ajal, õigel kujul, õigetele soovijatele kättesaadavad. Ja tõepoolest üks võimalik viis, kuidas andmeid talletada, on neid kanda paberile ja märkida, et see oli ja on populaarne. Ja tegelikult võib kahtlustada, et see on ka populaarne tulevikus, sellepärast et ikkagi inimestele meeldib kas või sellist paberit käes hoida ja tal on võib-olla ka mugavam sealt pealt midagi lugeda. Nii et me võime ka eeldada, et ka tulevikus, isegi kui meil on IT-vahendid, siis ikkagi ka paberi peal näiteks trükitakse asju välja. Aga kui me nüüd räägime sellistest tänapäevastest IT-toega süsteemidest, siis ikkagi selline valdav osa andmete haldusest, andmete töötlusest võiks toimuda automatiseeritud vahendeid kasutades. Ja on olemas siis üks selline programmide klass nimega andmebaasisüsteemid. Eesti keeles kutsutakse neid ka andmebaasi halduriteks, mida on siis võimalik kasutada selleks, et luua, hallata ja nende läbi ka siis andmebaasi, selle tarkvara läbi ka siis kasutada andmebaas. Ja nüüd, kui me räägime siis sellest SQL-ist, mis on tegelikult üks andmebaasi keel, siis keel ja selle keele kirjeldus näeb siis ette ühe võimaliku mudeli või kirjelduse või viisi selle kohta, et kuidas siis sellises andmebaasis andmeid organiseerida ja kasutajatele esitada. Nüüd vaadates seda pilti, ma kommenteeriksin ka natukene sellist terminoloogia küsimust, et sellised mõisted nagu andmed ja informatsioon. Et mõned autorid tõmbavad nende vahele väga selge piiri ja eristavad neid kahte mõistet. Et andmed on märkide hulk, mis on siis kuskile keskkonda salvestatud. Et see keskkond väga vabalt võib olla näiteks paber. Ja need märgid on näiteks siis tähed ja numbrimärgid ja kirjavahemärgid, mis on sinna paberile kantud. Aga võivad olla selleks keskkonnaks ka näiteks arvutiketas, kus on siis salvestatud bitid ja baidid. Või näiteks võivad olla meil filmirullid, videokassetid, kuhu on talletatud fotod ja videod. Või näiteks siis elektrokeemilised impulsid inimeste ajus, mis on ka üks võimalik koht, kus kohas andmed saavad olla talletatud. Et informatsioon on siis nende andmete töötlemise tulemus ja informatsioon võimaldab meil siis midagi kas järeldada, otsustada, aru saada, kokku võtta. Informatsioon võib olla esitatud siis näiteks aruannetena, kokkuvõtetena, skeemidena, graafikutena. Nüüd teised autorid jälle ütlevad niimoodi, et ja täiesti põhjendatult, et selle andmete ja informatsiooni vahel see piir on hägune.
et ütleb ju isegi üks selline kena laulusalm, et mis ühele on tuhk ja tolm, et see on teise kõige suurem soov. Et mis ühele on toorandmed, mida ta peab alles hakkama töötlema selleks, et sellest töötlemise tulemusest siis midagi järeldada. Et see on juba teisele, võib-olla teisele vajalik sisendinformatsioon, mille alusel ta saab kohe hakata otsuseid langetama. Ja mina ka oma jutus nõustun selle teise koolkonnaga ja sellepärast kasutan neid sõnu andmed ja informatsioon sünonüümina ja ei tõmba siia vahele sellist ranget piiri, et võt, siin on andmed ja siin on informatsioon. Nüüd, kui me räägime siis sellest spetsiaalsest tarkvarast, mille abil on võimalik IT-süsteemides andmebaase luua, et siis eesti keeles neid nimetatakse andmebaasisüsteemideks või ka andmebaasi halduriteks. Inglise keeles Database Management System ja akronüümina siis DBMS. Ja kui nüüd üritada siis selgitada, et mis see andmebaasisüsteem on, siis üks selline värvikas võrdlus võiks olla selline, et mõelge ühele ilusale aiale või pargile, mille ümber on siis müür ja müüri sees on värav, värava ees on võib-olla ka väravava. Ja vaat, kui ma tahaksin siis seda aeda kasutada, tahaksin seal puude vahel jalutada, linnulaulu nautida, et siis mul on tegelikult, ei ole mitte midagi muud teha, ma pean minema sealt väravast läbi, suhtlema selle väravavahiga ja siis ma saan kasutada seda aeda ja nautida seda aeda. Et see aed oleks siis andmebaas ja see müür ja see värav ja see väravavaht oleks siis andmebaasisüsteem. Et kui ma tahan kasutada andmebaas, tahan teha seal mingisuguseid tegevusi, tahan lisada andmeid, tahan kirjeldada andmestruktuure, muuta andmestruktuure, tahan leida endale vajalikke andmeid, siis tegelikult ma pean suhtlema selle andmebaasisüsteemiga. See andmebaasisüsteem enamasti on tarkvara. Ehkki leidub ka näiteid, näiteks üks näite on Oracle, ütleme sellistest süsteemidest, mis teatavate funktsionaalsuste pakkumiseks vajavad ka spetsiaalset riistvara, niinimetatud andmebaasimasinat. Et see Oracle'i süsteem, Oracle Database Appliance on selline süsteem. Aga enamasti, et andmebaasisüsteemid, ütleme, sest riistvarast siiski ei sõltu. Nüüd, kui rääkida, et palju siis turul on erinevaid andmebaasisüsteeme, et siis leiab internetis sellise kena kodulehe nagu andmebaasisüsteemide populaarsuse indeks, mida juba peetakse aastaid, uuendatakse iga kuu ja kus siis arvutatakse välja iga andmebaasisüsteemi kohta, et milline on selle andmebaasisüsteemi populaarsus. Populaarsuse all ei peeta siin silmas mitte seda, et kui palju seda andmebaasisüsteemi ostetakse, kui palju ta raha teenib, vaid populaarsuse all peetakse silmas seda, et kui palju sellest süsteemist räägitakse. Ja nagu võib-olla sellised reklaamiinimesed ja turundajad ütlevad, et ei ole nii-öelda halba, et peaasi, et sinust räägitakse. Et isegi pole vahet, kas head või halba, et peaasi, et räägitakse. Nii et siin on ka siis vaadatud, et kuidas erinevates allikates, igasugused kodulehed ja foorumid, et kui palju on siis nendest andmebaasisüsteemidest jutt. Ja iga kuu seda pingerida siin uuendatakse. Ja kui ma nüüd vaatan seda pingerida, siis ma hetkel pean seda loengut 2023. aasta veebruaris. Siin nimekirjas on praegu 380, isegi rohkem, et näete, siin on tegelikult korduvad, et mitmed andmebaasisüsteemid on samal kohal. Nii et siin alguses öeldakse, et on 410 süsteemi, aga 389 siis unikaalset positsiooni selles pingereas. Ja tegelikult ma oskan ka nimetada andmebaasisüsteeme, vähemalt ühte, ilmselt neid on ka rohkem, mida siin pingereas ei ole. Ja loomulikult on ka sellised ajaloolisi süsteeme, mida tänapäeval enam ei kasutata ja mida siis ka siin pingereas enam ei leia, aga teisalt mine tea, et võib-olla kuskil mõnes pärandsüsteemis need isegi veel tiksuvad.
Nii et tegelikult turul neid andmebaasisüsteemi tarkvara, see valik on päris suur. Nüüd, mis asi on siis andmebaas? Et andmebaas on siis kogum tõeseid väited, mis on siis organiseeritud kogum tõeseid väited reaalse maailma kohta. Ja nendel väidetel on siis ka mingisugune struktuur. Et muideks veel, kui rääkida siin terminoloogiast, et üks selline terminoloogiline segadus valitseb. Et kui te vaatate näiteks ingliskeelset kirjandust, te näete väga sageli kasutatakse sõna database ka selles kontekstis, kui tegelikult mõeldakse andmebaasisüsteemi. Et räägitakse uuest andmebaasisüsteemist, aga pealkirjas kasutatakse sõna database. Et see oleks nagu näiteks sama, kui ma kasutaksin kaks erinevat mõistet, näiteks uks ja aken, aga ma kasutaksin nendele mõlemale mõistele viitamiseks ühte ja sama sõna. Ja siis, kui ma ütlen, et mine uksest välja, et siis ei saagi aru, et kas ma peaksin minema nagu sellest uksest välja, mis on päriselt uks, või ma peaksin minema hoopis akna kaudu välja. Nii et see on selline terminoloogiline segadus ja kui te ise siis kasutate sõna, et siis üritage seda segadust vältida. Et andmebaas ja andmebaasisüsteem, need on kindlasti kaks erinevat mõistet. Et andmebaasisüsteem on tarkvara andmebaaside loomiseks ja see andmebaas on tegelikult selliste tõeste väidete kogum reaalse maailma kohta, mis on mingisugusel viisil struktureeritud. Et veel ühte näidet tuua, et kui te ütleksite, et andmebaas ja andmebaasisüsteem on üks ja sama asi, et see võiks olla umbes niimoodi, et te ütlete, et näiteks see kirjatöö tegemise programm, nagu näiteks Word ja siis see kirjatöö ise, mida te tegite või teete, et see on üks ja sama asi. Tegelikult nad on kaks täiesti erinevat asja, et üks on vahend selle kirjatöö tegemiseks ja teine on loometöö tulemus. Nüüd, kui me räägime siis sellest, et meil on väited reaalse maailma kohta, siis neid väiteid saab siis esitada sellisel viisil, et seal on väärtuste esitused ehk siis andmeväärtused ja on nende väärtuse esituste tõlgendus ehk interpretatsioon, mis siis selgitab, et kuidas tuleks nendest väärtustest aru saada. Need esitan siin näitena kaks väidet. Sinisega on siis siin nende väärtuste tõlgendus ja kollasega on esitatud siis need väärtused ise. Nagu te näete, nende lausete struktuur ei ole ühesugune, et nad on küll sama teema kohta, aga need laused on sellise erineva struktuuriga. Nii et kokkuvõttes võib öelda, et kui andmebaasis esitada andmeid kasutajatele siis selliste nõrgalt struktureeritud tekstina, siis on tegelikult üpris võimatu või väga raske teha nende väidete põhjal täpseid ja usaldusväärseid otsinguid. Et mõelge näiteks ise, et kui te nüüd vaatate sellist väidete esitust ja te peaksite näiteks kirjutama programmi, mis leiab siit näiteks automarkide nimetust nendest väidetest üles. Et kindlasti oleks võimalik midagi teha, aga see programm oleks üpris keeruline ja ei saa olla kindel, et jälle ei tule mingisuguse uue struktuuriga laused, millest tegelikult see programm aru ei saa. Nii et selle asemel, et siis kasutada selliseid nõrgalt struktureeritud teksti, siis tegelikult ühe võimaliku alternatiivina võib siis väiteid esitada ka sellise tugevalt struktureeritud teksti, mis oleks siis hierarhilised dokumendid, mis on kas siis JSON või XML formaadis. Et see JSON tähendab siis JavaScript Object Notation, XML tähendab Extensible Markup Language. Ja need on siis mõlemad sellised esitusviisid, mis on töötatud välja selleks, et võimaldada andmeid esitada selliselt, et sellest esitusest saaks siis aru nii inimene, kes loeb seda esitust, kui seda esitust suudaks efektiivselt töödelda ka arvutisüsteem.
et see XML on selline vanem lähenemine siit 2000ndate aastate algusest ja JSON on siis selline uuem lähenemine ja noh, tegelikult just viimasel ajal väga palju seda kasutatakse. Nii et nii-öelda siin on näide siis väidetest, mis on esitatud JSON dokumendina. Et no näete, siin on selline hierarhiline struktuur, kus kohas on siis atribuudid ehk võtmed ja nendele vastavad väärtused. Ja nüüd see tõlgendus ehk interpretatsioon, kuidas tuleks nendest väärtustest aru saada, mida see tähendab, et see on siin ilmutamata kujul. Et tegelikult nüüd selle dokumendi kasutaja, et olgu see inimene või olgu see programm, mis seda dokumenti peab lugema, et tema peab siis teadma, et millised on need milline on nende atribuutide tähendus. Et kui ta loeb sellest dokumendist selle atribuudi ja leiab selle atribuudi väärtuse, et mida ta siis peaks oskama hakata selle väärtusega, mida ta peaks siis selle väärtusega oskama pihta hakata. Nüüd jah, see XML on selline vanem lähenemine, JSON on uuem lähenemine, et seda ma ka juba mainisin. Et ja tegelikult siis leidub turul ka andmebaasisüsteeme, mis siis üritavad neid lähenemisi kasutada või kasutavadki neid lähenemisi. Nii et andmebaasisüsteemid, kus põhiline andmebaasi ehitusplokk on dokumentide kollektsioon, et need on üsna populaarsed. Nii et kui ma lähen siia sellele andmebaasisüsteemide populaarsuse indeksi lehele, on mul siin võimalik ka filtreerida seda pingerit. Nüüd selle alusel, et milline on see põhiline andmete esitusviis ühe või teise andmebaasisüsteemi puhul. Et tegelikult siit on näha, et erinevates andmebaasisüsteemides võidakse siis kasutada erinevat esitusviisi nendele andmetele. Ja vot siin, kus on kirjutatud sõna relational, et see nüüd tähendabki seda, et selles andmebaasisüsteemis tegelikult kasutatakse seda SQL keelt ja sellel SQL keele ära kirjeldatud esitusviis. Aga näiteks leian ma siit ka sellised andmebaasisüsteemid nagu Native XML Database Management System ehk siis XML põhised andmebaasisüsteemid. Et noh, kui vaadata neid, siis neid on suhteliselt vähe. Nende populaarsuse indeksi väärtus on üsna väike. Nad on, võib öelda, turul nišitoode. Nagu öeldud, XML esitusviis võeti siin kasutusele 2000ndate aastate alguses ja hakkasid siis erinevad infosüsteemid näiteks omavahel vahetama infot, saates üksteisele XML dokumente. Ja kui nüüd üks süsteem saab teiselt süsteemilt XML dokumendi, seal XML dokumendis on esitatud andmed, et siis küsimus on, et mida nüüd selle XML dokumendiga pihta hakata, et üks võimalus on seda XML dokumenti töödelda, sealt need andmeväärtused välja lugeda ja salvestada need andmeväärtused siis mõnda sellesse andmebaasisüsteemis loodud andmebaasi, mida see saanud süsteem parajasti kasutas. Aga tekkis mõte, et miks mitte teha niimoodi, et olekski spetsiaalne andmebaasisüsteem, kus kohas see põhiline andmete või põhiline ehitusplokk, mille najal seda andmebaasi üles ehitada, oleks siis XML dokumentide kollektsioon. Et mul näiteks olekski üks kollektsioon, kus on XML dokumendid näiteks isikuandmetega ja teine kollektsioon, kus kohas on XML dokumendid näiteks tellimuste andmetega, kolmas kollektsioon, kus kohas on näiteks XML dokumendid kaupade andmetega. Ja sellest tulenevalt pakuti välja XML andmebaasi süsteemid. Nüüd võib-olla tänapäevaks need XML andmebaasisüsteemid on jäänud selliseks tõeliseks niši tooteks siin turul. Sellepärast, et kui me räägime nüüd nendest SQL andmebaasisüsteemidest, millest ma ei olegi teile jõudnud veel rääkima hakata. Aga etteruttavalt võib öelda, et see SQL andmebaasi keel ja ka need andmebaasisüsteemid, kus seda SQL keelt kasutatakse, et need on olnud sellised suurepärased kohanemised. Kui on tekkinud maailmas mingisugune uus idee, et kuidas siis võiks
uuel viisil andmeid esitada, et siis on võetud see idee, et selles SQL andmebaasi keeles ja ka andmebaasi süsteemides, mis seda SQL andmebaasi keelt toetavad, üpris kiiresti kasutus. Nii et tegelikult juba aastast 2003 see standard, mis siis kirjeldab, rahvusvaheline standard, mis kirjeldab SQL andmebaasi keelt, näeb muideks ette seda, et SQL andmebaasides on võimalik hoida ka XML dokumente. Ja on tegelikult võimalik teha nendes andmebaasides näiteks päringuid XML dokumentide põhjal. Või on näiteks võimalik nendest andmebaasidest teha päringut ja päringu tulemust esitada XML dokumendid. Eks see kindlasti ole aidanud kaasa sellele, et sellised XML-süsteemid on jäänud sellisteks väga nišitoodeteks. Nüüd uuema põlvkonna sellised dokumendipõhised andmebaasisüsteemid. Et need tuli siis väga palju turule siin kuskil 2010. aasta järel, kui tuli peale selline laine uusi süsteeme, mis siis kõik koondusid sellise ühisnimetaja alla, nagu on NoSQL süsteemid. See NoSQL viitas siis sellisele soovile pakkuda alternatiivi SQL andmebaasi keelele, teha midagi teistmoodi ja loojate arvates siis parem. Ja nüüd need sellised dokumendipõhised andmebaasisüsteeme, kus tegelikult see põhiline ehitusplokk on JSON dokumentide kollektsioon. Neid on näete siin turul hetkel palju rohkem. Et jällegi paljudel see populaarsuse indeksi väärtus on üpris pisikene. Küll siin kõige esimene, see MongoDB, on tegelikult selline süsteem, mis on ka selles üldises populaarsuse pingereas kõrgel kohal. Et siin ma olen viimaseid aastaid vaadata, et siis ta on siin olnud püsivalt 5. kohal, et ei ole tõusnud kõrgemale, aga ei ole ka langenud madalamale. Et selline võiks öelda siis 2023. aasta veebruari seisuga kõige populaarsem NoSQL süsteem ja just nimelt selline dokumendipõhine süsteem, kus siis põhiline ehitusplokk või telliskivi, millest saab siis andmebaasi kokku panna, et see on siis dokumentide, JSON dokumentide kollektsioon. Nüüd tegelikult jälle viidates nendele SQL-süsteemidele ja nende kohanemisvõimele, siis aastast 2016 SQL andmebaasi keele standard muideks näeb ette sellise võimaluse, et nendes SQL andmebaasides on võimalik salvestada ka JSON dokumente. Ja on võimalik need JSON dokumente töödelda ja on võimalik teha päringuid nende JSON dokumentide põhjal, on võimalik teha üldiselt andmebaasi põhjal päringu tulemusest panna kokku JSON dokument. Nii et siin jälle need SQL-süsteemid on olnud väga suurepärased kohanejad, näiteks kas või seesama PostgreSQL, mis on siis tasuta avatud lähtekoodiga andmebaasisüsteem, mis põhineb just sellel SQL keelel, et seal näiteks on selline väga hea JSON dokumentidega töötamise tugi, nii et tegelikult ma saaksin üles ehitada ka sellise hübriidse süsteemi, kas või näiteks Postgresi põhjal, et kus kohas näiteks ühes ja samas andmebaasi süsteemis näiteks on siis osa andmeid esitatud selliste dokumentidena ja osa andmeid on esitatud siis sellisel traditsioonilisel viisil, nagu SQL ette näeb ja millest ma ei olegi teile oma selles jutus veel jõudnud hakata rääkima. Nii et ütleme, selline dokumendipõhine andmete esitus, et see on tegelikult üsna populaarne ja tegelikult on võimalik siis sellisel viisil esitatud andmeid kasutada erinevate andmebaasisüsteemide kontekstis. Nüüd, millised võiksid olla siis selle JSON või XML formaadis esituse eelised? Nagu sai juba mainitud, et siis selle esituse loomisel eesmärk oli, et sellisel viisil esitatud andmeid oleks siis võimalik lugeda nii inimkasutajal kui ka töödelda arvutisüsteemil. Veel üks eelis oleks siis see, et tegelikult oleks siis võimalik selliseid kokkukuuluvaid andmeid koondada kokku ühte kogumisse ehk agregaati.
Et kui me näiteks kujutame ette, et meil on e-poes kliendid, iga klient on teinud 0 või rohkem tellimust, siis näiteks ühes ja samas sellises dokumendis võiksid olla koos nii kliendi kui ka selle kliendi kõikide tellimuste andmed. Või näiteks ühes ja samas dokumendis võiksid olla koos nii auto andmed kui ka selle auto kasutamiste andmed on näiteks erinevate kasutajate poolt. Ja nüüd sellise kogumi ehk agregaadi eelis võiks olla nüüd näiteks siis selline, et kui meil on süsteem, kus kohas on võib-olla näiteks see andmete hulk väga suur ja neid andmeid korraga tuleb väga palju peale. Ja on ka võib-olla paralleelselt väga palju päringuid nende andmete otsimiseks, et siis võib võtta kasutusele sellise süsteemi, kus tegelikult on sisemiselt need agregaadid salvestatud erinevatele serverarvutitele. Et tekib selline serverarvutite kobar ehk klaster, et ei ole siis andmebaas füüsiliselt mitte ühel serverarvutil, vaid tegelikult mitmel erineval serverarvutil. Ja kuhu siis on võimalik paralleelselt andmeid salvestada ja kus kohast on võimalik paralleelselt andmeid otsida. Nii et kui tuleb uus agregaat, mida oleks vaja salvestada, et siis ta pannakse ühele serverarvutile ja kui tuleb näiteks päring, mille täitmiseks oleks vaja lugeda kõiki süsteemis salvestatud neid kogumeid ehk agregaat, siis oleks võimalik süsteemil päringut täita niimoodi, et ta paralleelselt otsib andmeid kõikidelt nendelt erinevatelt serverarvutitelt, saab siin kasutada seda paralleeltööd ehk samaaegset tööd, mis teeb kindlasti protsessi kiiremaks. Igalt serverarvutilt leitakse siis mingisugune hulk neid agregaat ja siis sellest tulemusest pannakse kokku see lõplik vastus, mis siis esitatakse päringu tegijale. Ja see võiks kiirendada seda süsteemi üldist töökiirust. Et see on ka muideks üks põhiargument nendel niinimetatud NoSQL süsteemidel, mida ma mainisin, et mis siin tulid sellise suure lainena turule kuskil siin 2010. aastatel, et paljud nendest said just nimelt tule tiibadesse seoses selliste sotsiaalmeediasüsteemidega, kui neil on globaalne kasutajaskond ja kus kohas tuleb samaaegselt peale väga palju andmeid, kus kohas on samaaegselt väga palju päringuid ja mis siis peavad selle tohutu suure andmemahuga ja selle tohutult suure samaaegsete päringute hulgaga kuidagi efektiivselt toime tulema. Ja vaat siis tekkiski selline mõte, et kui neid andmeid niimoodi salvestada sellisele serverite klastrile ehk kobarale, kasutada siin sellist agregaatide põhist lähenemist, et siis see võiks pakkuda sellist paremat töökiirust, kui näiteks siis suutsid pakkuda need andmebaasisüsteemid, mis näiteks kasutasid SQL andmebaasi keelt, mis olid sellel ajal turul. Et muidugi kõrvalepõikena kohe võib öelda, et ega ka olemasolevad süsteemid kuidagi ei maga, et siin pidevalt käib tehniline innovatsioon ja kõik üritavad ennast pidevalt teha paremaks ja muuhulgas ka pakkuda paremat töökiirust. Nüüd selle JSON võib öelda siis sellise hierarhilisel andmete esitusele, et sellel on kahtlemata ka probleem. Et tegelikult, kui meil on siis sellised erinevad ülesanded, mida ma siis peaksin lahendama, et siis need erinevad ülesanded võiksid vajada või eelistada sellist erinevat hierarhia ülesehitust. Et kas või näiteks mõelge, kõige parem mõelge õppematerjalide esitusele näiteks Moodle'i keskkonnas. Et seal on tegelikult see ka üles ehitatud hierarhiliselt, et on mingisugused teemad ja alamteemad ja sinna alla on pandud materjalid. Ja võib-olla näiteks mingisuguse ühe ülesande jaoks oleks hea, kui oleksid need teemad näiteks valdkondade kaupa. Et näiteks, et siin selles kaustas on näiteks projektimaterjalid, siin selles kaustas on SQL-i materjalid, siin selles kaustas on näiteks eksamimaterjal. Mingisuguste teiste ülesannete jaoks oleks jälle hea, kui mul oleks selline nädalate kaupa jaotus.
et mul on iga nädala kaupa siis eraldi kausti ja seal sellest kaustas on siis selle konkreetse nädala materjalid, mis võivad olla erinevate valdkondade kohta. Ja võib-olla mingi kolmanda ülesande jaoks oleks näiteks jälle kõige parem veel mingisugune hübriidne lähenemine sellele hierarhiale. Nii et tegelikult erinevad ülesanded vajavad erinevaid hierarhiaid ja nende poolt pakutavaid juurdepääsuteid. Ja tegelikult ei ole ka paljud andmed loomult hierarhilised ja nende andmete hierarhiatesse surumine viib siis andmete mitmekordse salvestamist. Et siin võite siis vaadata näiteks sellist juba küll suhteliselt vana artiklit, kus kohas räägitakse siis hierarhilise andmete esitamise probleemidest sellesama MongoDB näitel. Et kahtlemata siin võib öelda, et see on aastast 2013 ja kindlasti on see MongoDB andmebaasisüsteem vahepeal ka edasi arenenud, aga tegelikult tuleb siin välja ikkagi see tuumprobleem siin selle kirjelduse taga on see, et need andmed, mida alguses üritati siis esitada hierarhial, nad ei olnud loomult hierarhilised, et nad tegelikult moodustavad võrgustik. Ja kui alguses loodi selline hierarhiline esitus ja siis saadi aru, et siin on ikkagi tegemist sellise võrgustikuga, et siis see tekitas probleem. Nii et siin on mul siis toodud üks selline väikene näide, et nagu oli siis juttu, et erinevate ülesannete jaoks võiks olla vaja erinevaid hierarhiaid. Et siin siis nii-öelda näide kahest võimalikust hierarhiast, et meil on selline e-poe süsteem ja meil on üks hierarhia, kus kohas on kliendid ja nende klientide all on andmed tellimuste kohta. Iga tellimuse all on siis andmed kaupade kohta, mis ta selle tellimusega tellib. Ja meil on selline teine hierarhiline struktuur, kus meil on andmed kaupade kohta. Ja iga kauba all on andmed nende tellimuste kohta, millega on seda kaupa tellitud, kaasa arvatud siis andmed kliendi kohta, kes siis seda kaupa tellis. Nii et see on siis klientide järgi moodustatud hierarhia, see on siis kaupade järgi moodustatud hierarhia. Ja kui me nüüd vaatame siin neid andmete esitust, siis me tegelikult näeme, et siin nii nende hierarhiate sees kui ka üle nende erinevate hierarhiat. Andmed on dubleeritud, et näiteks kas või sama kliendi eesnimi, et sellise koodiga klient, et tema eesnimi on Mati, et see on siin selles samas näites juba salvestatud 4 korda. Ja kujutage nüüd ette, et klient muudab oma nime, te peaksite seda nime muutma, et nüüd tuleb teha siis 4 korda rohkem tööd võrreldes näiteks selle olukorraga, kui selle kliendi nimi oleks salvestatud ainult 1 kord. Et eeldusel, et salvestusruumi on piisavalt ja see on odav, muutub andmete mitmekordne esitus siiski probleemiks niipea, kui andmetes on vaja teha muudatusi, sellepärast et lihtsalt nende muudatuste jaoks on vaja teha rohkem tööd. Ja mida rohkem on andmetes neid korduseid, seda rohkem tuleb andmete muutmiseks seda tööd teha. Ja nüüd probleem on selles, et kui teha osalisi muudatusi, et nagu mõnikord öeldakse, et kui ei jõua teha tervet rehkendust, et tee pool rehkendust. Et ma ei muuda kõiki andmeid, muudan neid andmeid ainult osaliselt. Et siis tekib veel selline halb olukord, et nüüd on mul andmebaasid sellised üksteisele vastukäivad väited. Et mul on ühes kohas öeldud, et isiku nimi on Mati. Näiteks 1 T-ga, teises kohas on öeldud, et isiku nimi on Mati, 2 T-ga, niimoodi soomepäraselt. Ja kus ma nüüd peaksin teadma, et millised nendest andmetest on täpselt õiged. Nii et tegelikult selline andmete dubleerimine, et see on samaväärne näiteks sellega, kui te teete programmeerimistööd. Ja teil on programmeerimisel mingisuguse ülesande lahendamiseks vaja kasutada mingisugust abifunktsionaalsust.
Ja no muidugi võib olla ju selle programmi kiireks koostamiseks väga mugav, et ma lihtsalt seda funktsionaalsust niimoodi kopeerin ja kleebin erinevatesse kohtadesse. Et nii-öelda kordan seda erinevates kohtades ja nii-öelda loomise hetkel kindlasti see süsteem sellisena ka töötab. Aga vaadake, kui me räägime tarkvarast, et tarkvara ei ole kunagi kivisse raiutud. Nii et see tarkvara kasutavad nii-öelda inimesed, see on kasutusel siin selles meie inimkeskkond. Et kõik meie ümber on muutuses, seadused muutuvad, tehnilised võimalused muutuvad, inimeste ootused ja tahtmised ja ihad ja soovid, hirmud muutuvad. Ja kõige sellega tuleb ju pidevalt arvestada, nii et seda tarkvara tuleb muuta. Selle kohta öeldakse, et tarkvara tuleb evolutsioneerida. Ja niipea kui hakata seda tarkvara muutma ja seal on siis seda koodi dubleeritud, et siis see muudab selle muutmise oluliselt keerulisemaks ja ka veaohtlikumaks. Et sama tegelikult käib andmete suhtes, et kui me neid andmeid ainult loeksime, siis võib-olla sellest ei olekski sellest dubleerimisest nii palju lugu, aga juhul, kui meil on vaja ka neid andmeid uuendada, et siis see dubleerimine on kindlasti probleem. Nii et kui jälle siin korraks põigata kõrvale, et rääkida sellisest üldist andmebaaside ülesehitusest, et siis näiteks sellistes süsteemides, kus kohas tüüpilised operatsioonid on selliste üksikute olemite, nii-öelda reaalse maailma abstraktsete või füüsiliste objektide ja nende seoste kohta andmete lugemine, nende andmete uuendamine. Et siis sellistes süsteemides üritatakse seda andmete liiasust hoida võimalikult väike. Et sõltumata sellest, et millist andmete esitamise mudelit parajasti kasutatakse. Kui on aga tegemist sellise süsteemiga, kus tüüpilised operatsioonid on päringuoperatsioonid ja andmete uuendamist toimub vähe või ei toimu üldse, et näiteks lihtsalt laaditaksegi pidevalt uusi andmeid peale ja võib-olla ka midagi kustutatakse ära, aga olemasolevaid andmeid ei uuendata. Et seal on muidugi valmisolek taluda sellist andmete liiasust suurem. Et näiteks sellisteks süsteemideks on ka näiteks sellised andmeaida ja andmevaka süsteemid, kuhu siis koondatakse andmeid erinevatest allikatest, kus neid koondatakse kokku, ühtlustatakse ja salvestatakse selleks, et neid pikemat aega hoida ja teha nende põhjal siis keerukamaid päringuid. Et näiteks seal seda andmete liiasust on kindlasti rohkem. Et kui me räägime nüüd sellisest dubleerimise vähendamisest, et kuidas siis sellega hakkama saada. Et siis, kui meil on selline dokumendipõhine lähenemine, siis dubleerimise vältimiseks võib kasutada viiteid. Et näiteks me siis salvestame nii-öelda kliendi andmed ükskord. Ja siis on meil nüüd sellised dokumendid, kus kohas on siis, ei ole kliendi eesnime, ei ole kliendi perenime, on lihtsalt kliendi kood. Ja siis on klientide nii-öelda selline dokumentide kollektsioon, kus kohas on siis klientide andmed ja siin nendes dokumentides, mis on siis sisaldavad dokumente tellimuste kohta, et siin on siis kliendi kood. Et kliendi andmed on salvestatud ühekordselt. Aga sellise lähenemise probleem on see, et sarnaselt interneti aadressiga võivad need seosed minna katki. Et ma näiteks muudan siin seda dokumenti niimoodi, et ma muudan selle kliendi koodi ära, aga mul tegelikult ei ole siin selles kliendi dokumentide kollektsioonis andmeid sellise uue koodiga kliendi. Või ma muudan siin kliendi dokumentide kollektsioonis näiteks seda kliendi koodi, aga jätan siin selle koodi muutma. Ja selle peale lähevad need interneti aadressid katki. Nii et näiteks isegi kui ma vaatan andmebaaside õppeaine kodulehte, mida ma siis igal aastal jälle uuesti üle käin, värskendan neid linke ka õppematerjalides, värskendan neid linke, et siis ma alati avastan, et mingisugune hulk nendest linkidest, et mis veel aasta eest töötasid, et need on vahepeal katki läinud ja ma pean siis nad käsitsi ära parandama.
ja no mis muidugi tähendab seda, et kui link on katki, et siis kasutaja, nende andmete kasutaja ei leia vajalikke andmeid üles. Nii et kliendikoodi muutja peab ise hoolitsema, et koodi muudetakse kõikides tellimustes. Tellimuse lisaja peab ise kontrollima, et sellise koodiga klient on olemas. Ja tellimuste ja seotud kliendi andmete leidmiseks tuleb teha 2 lugemisoperatsiooni, et kõigepealt tuleb lugeda tellimust ja siis klientide dokument. Nii et no ütleme, et võivad tekkida sellised katkised viited. Ja noh, näiteks kui me räägimegi siis sellest samast MongoDB-st, no mis oli see kõige populaarsem andmebaasisüsteem, et nüüd seal nende dokumentide ülesehitamisel, noh siis pakutaksegi nii-öelda 2 võimaluse vahel, et üks on siis selline embedded dokument, et kus kohas mul ongi näiteks kliendi all salvestatud tellimused ja kaubad ja kaupade all salvestatud tellimused ja kliendid ja siis eksisteerib seal selline andmete dubleerimine või siis nii-öelda mitte hierarhiline esitus, kus mul näiteks oleks eraldi klientide nii-öelda dokumentide kollektsioon, mis sisaldab klientide andmeid, eraldi oleks dokumentide kollektsioon, mis sisaldab kaupade andmeid, eraldi oleks dokumentide kollektsioon, mis sisaldab tellimuste andmeid. Ja siis nendes dokumentides on viited teistele dokumentidele, aga noh, need viited võivad siis paraku minna katki. Et see MongoDB ei suuda nende neid viiteid ise tagada seda, et need viited siis oleksid toimivad. Et noh, milliseid tähelepanekuid võiks siis veel teha nende JSON XML andmebaasisüsteemide kohta. Et üks asi, mida nad teevad, on see, et nad kontrollivad, et salvestatavad dokumendid oleksid trimmis ehk siis vastaks üldistele dokumendi reeglitele. Mida nad veel lubavad ja noh, mida tuuakse sageli ka siis esile sellise positiivse poolena, on see, et nad lubavad erineva struktuuriga dokumente. Ehk dokument, milles on näiteks atribuutide hulk on erinev. Et noh, näiteks ütleme, mõne automargi puhul on näiteks salvestatud kirjeldus, mõne teise automargi puhul näiteks kirjeldus salvestatud ei ole. Et selline lähenemine teeb dokumentide salvestamise lihtsaks. Sellepärast, et andmete salvestamisel ei kontrollita seda, et kas need andmed vastaks sellisele etteantud struktuurile, et süsteem võtab kõik need dokumendid kenasti vastu, salvestab ära, aga teistpidi muudab see jälle keerukamaks nende andmete hilisema kasutamise, sellepärast et nüüd need programmid, mis siis neid andmeid kasutavad, et need peavad oskama arvestada erineva dokumentide struktuuriga. Nii et noh, võiks öelda, on selline keerukuse jäävuse seadus, et noh, et see keerukus mitte siit maailmast ei kao ära, et lihtsalt nii-öelda nihkub kuskile teise kohta. Et nüüd on keerulisemad siis need programmid, mille kaudu toimub siis nende andmete kasutamine. Nüüd veel üks asi, mis siis iseloomustab neid JSON ja XML formaadis andmebaasisüsteeme, on see, et seal on kas siis puuduvad või on siis väikesed võimalused selliste piirangute jõustamiseks, mis siis panevad reeglid nendele andmetele, mida on võimalik andmebaasi lisada. No näiteks, et ma tahan kehtestada reegli, et ütleme, tellimusel kogus peab olema nullist suurem, et ma ei saa teha tellimust, kus kogus on 0 või kogus on negatiivne. Et no see tähendab siis seda, et see kontroll tuleb realiseerida nendes rakendustes, mis siis kirjutavad neid dokumente andmebaasides. Ja öeldakse, et sellistel dokumentidel on nii-öelda lugemise skeem. Ehk siis schema on read või lugemise skeem. No, mõnikord kasutatakse ka terminit, et nii-öelda sellised andmebaasid on skeemitud. Et tegelikult see termin skeemitu või skeemales, see on eksitav. Sellepärast, et andmetel igal juhul peab olema struktuur. Sellepärast muidu ei oleks võimalik neid andmeid kasutada, et muidu oleks need andmed lihtsalt selline müra.
Lihtsalt küsimus on, et kus seda struktuuri jõustada või kes seda struktuuri teab ja kes seda struktuuri kontrollib. Et kui meil on selline süsteem, kus kohas on lugemise skeem, siis andmete salvestamist ei kontrollita nende andmete vastavust sellele skeemile või struktuurile. Et seda skeemi ehk struktuuri ei ole kirjeldatud andmebaasi süsteemis ja andmebaasi süsteem andmete kirjutamisel ehk salvestamisel andmete vastavust sellele skeemile ei kontrolli. Küll aga loomulikult seda skeemi peavad teadma kõik andmete kasutajad. Et kõik need näiteks programmid, mis siis sealt andmebaasi süsteemist neid dokumente loevad, et nemad peavad aru saama, et mis on see dokumendi struktuur ja kuidas tuleks tõlgendada neid atribuutide väärtused, mida siis sealt dokumendist loetakse. Ja vot sellepärast öeldakse, et siis nendes süsteemides on tegelikult lugemise skeem. Ja dokumendi kasutajad peavad struktuuri teadma, muidu nad ei saaks andmetest aru. Skeemi ei jõustata andmebaasi tasemel ja skeemi andmebaasi tasemel jõustamise korral öeldakse siis seda, et andmetel on kirjutamise skeem. Aga tegelikult on aina rohkem selliseid dokumendipõhiseid andmebaasisüsteeme, mis võimaldavad realiseerida mingil tasemel seda kirjutamise skeemi. Et algselt oli niimoodi, et kui tulid need dokumendipõhised süsteemid turule, et võt siis seda schemaless omadust või skeemituse omadust ehk siis lugemise skeemi omadust, et seda nagu peeti väga suureks väärtuseks. Nüüd on tegelikult hakatud aru saama, et selle on nagu omad selged probleemid. Et hiljem tuleb nende andmete töötlemisel ja kasutamisel näha rohkem vaeva. Ja nüüd nendesse dokumendipõhistesse andmebaasisüsteemidesse ka aina rohkem tuleb juurde võimalusi siis kirjeldada ikkagi andmebaasi tasemel ära need reeglid, millele peavad vastama andmed, mida siis andmebaasis salvestatakse nendes dokumentides. Nii et näiteks alates MongoDB versioonist 3.6 saab siis andmebaasi tasemel kirjeldada ja jõustada JSON skeemi, millele dokumendid peavad vastama. Ja tegelikult siin on mul ka viidatud siis ühele lõputööle, mida ma juhendasin aastal 2022 pealkirjaga andmebaasis kirjutamise skeemi ja JSON dokumentide kasutamise mõju PostgreSQL ja MongoDB andmebaasi rakendustele loomisele. Et see on ka kättesaadav Tehnikaülikooli digikogus. Ja selles siis tehti katseid PostgreSQL 14 ja MongoDB 5 andmebaasi süsteemiga. Sellest seisukohast, et kuidas jõustada andmebaasis kitsendusi ja kui lihtne on luua andmebaasi kasutavat andmebaasi rakendust. Ja näiteks kokkuvõttes siis ütles autor järgnevalt, et andmebaasi rakendust oli lihtsam luua ilma JSON dokumentideta andmebaasi disainis, sest kõik andmekontrollid sai teha andmebaasis. Skeemi muudatusi oli lihtsam teha MongoDB andmebaasides. Samas PostgreSQL võimaldas keerukamate valideerimisreeglite loomist kui MongoDB. PostgreSQLil olid ka paremad kasutajasõbralikkuse mõttes paremad veateated. Ja siis ta oma töös ka uuris seda, et kuidas siis mõjutab seda rakenduste loomist, andmebaasi rakenduste loomist, siis erineval viisil üles ehitatud dokumentide kasutamine. Nii et hierarhiliste ning mittehierarhiliste dokumentide kasutamine mõjutab rakenduste lihtsust erinevates aspektides. Ja nende kasutamise kasuks otsustamisel tuleb lähtuda rakenduse funktsionaalsust kirjeldavatest kasutusmallidest ehk siis kasutusjuhtudest. Nii et üks võimalik viis, kuidas siis esitada andmeid, oleks siis esitada neid selliste dokumentidena. Et siin see PostgreSQLi uuring, et siin selles PostgreSQLi uuringus kasutati ka muideks siis see lähenemist, kus kohas need andmed olid siis salvestatud JSON dokumentidena ka PostgreSQLi andmebaasi ja vaadati neid siis võimalike alternatiivid. Ja küsimus tekib, et kas saaks siis kuidagi teisiti? Et kas saaks niimoodi, et neid välja toodud probleeme ei esineks?
Kas saaks teha niimoodi, et väited klientide tellimuste kaupade kohta oleksid esitatud ilma andmete liiasuseta? Need väited jälgiksid kindlat struktuuri ja et ei oleks kasutusel sellised ühesuunalised juurdepääsuteed, et ma olen vaja siis iga ülesande jaoks mingisugusel erineval viisil üles ehitatud hierarhiat. Kas oleks võimalik jõustada piirangud andmetele andmebaasis ja teha seda niimoodi, et nendest piirangutest ei ole võimalik mitte mingisugusel viisil mööduda. Sealhulgas siis ka kontrollitakse viiteid ja juba andmebaasi süsteemi poolt tagatakse seda, et need viiteid ei saa minna katki. Ja kas näiteks oleks võimalik teha niimoodi, et siis pakkuda huvilistele andmeid näiteks JSON dokumentidena või XML dokumentidena, mis on siis genereeritud andmebaasis olemasolevate andmete põhjal. Ja vastus on tegelikult jah, et see on võimalik ja kõike seda on võimalik teha SQL andmebaasides, mis on siis juba minu järgnevate juttude teemaks. Nii et ma tänan teid tähelepanu eest.